Tere, mina olen Tiina Kärsna ja räägin teile kinnisvara maksustamisest füüsilise isiku vaatest. Selgitan teile, millal tekib kinnisvaralt saadud tulult maksukohustus, kuidas kasu arvestatakse ning millal saab maksuvabastust. Kõigepealt aga juhin tähelepanu, et seadus kasutab mõistet kinnisasi ja see on maapinna piiritletud osa ehk siis maa, mille juurde kuuluvad kinnisasja olulised osad. Ja kinnisasja olulised osad on maapinnaga püsivalt ühendatud asjad, näiteks ehitised, rajatised, kasvav mets, muud taimed ja koristamata vili. Ehk oluline osa on asi, mida ei saa kinnisasjast eraldada ilma seda kahjustamata. Ja need on asjad, milleta maad ei ole võimalik müüa. Kinnisasi peab olema kantud kinnistusraamatusse ning selle andmete õigsust eeldatakse. Lisan, et kinnisasjadega tehtud tehingud peavad olema alati notariaalsed tehingud ning märgin ka seda, et kinnisasju on võimalik ühendada üheks asjaks ning kinnisasja on võimalik ka jagada üheks kinnisasjaks. Ja selgitan ka, mis vahe on kaasomandil ja ühisomandil. Ehk siis ühine omand jaguneb kaasomandiks ja ühisomandiks. Kaasomand tähendab seda, et ühele asjale on samaaegselt mitu omanikku. Kaasomanik võib oma mõttelist osa võõrandada, pärandada, pantida. Ühisomand aga tähendab seda, et asi kuulub mitmele isikule ühiselt ja mõttelisi osi ei ole eraldi määratud. Ühisomanikud ei saa oma osa iseseisvalt müüa ja kinnisasja käsutamine toimub ühiselt. Ja kuidas toimub maksustatava kasu arvestamine? Selgitan, et tulust võib enne tulumaksuga maksustamist maha arvata vara soetamise ja võõrandamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Ja mis need siis on? Mis need võõrandamisega otseselt seotud kulud on? Need on näiteks kulud, mida tegemata ei saa kinnisvara võõrandada. Näiteks võivad need olla notaritasud või siis riigilõivud. Samuti on kinnisvara võõrandamisega otseselt seotud need kulud, mis tehakse tehingu edukama sooritamise huvides. Need võivad olla näiteks maakleritasu, vara hindamise tasu või siis näiteks kinnisvaraportaali kasutamise tasu. Aga juhin tähelepanu ka sellele, et vara haldamisega seotud üldkulusid, näiteks siis elektriarveid ja kommunaalkulusid ehk siis teisi halduskulusid, neid ei tohi kasust maha arvata ja samuti ei saa tõendamata kulusid maksustamisel arvesse võtta. Ja mida tohib siis soetusmaksumusena arvesse võtta? Soetusmaksumuse hulka võib lugeda näiteks kinnisvara omandamiseks, parendamiseks ja täiendamiseks tehtud kulud. Need võivad olla vara soetamiseks makstud vahendustasud ja lõivud või siis näiteks kapitalirendi korras soetatud vara lepingujärgsete rendi või väljaostumaksete summa. Omavalmistatud asja valmistamiseks tehtud kulud, näiteks kui olete ise ehitanud maja, siis kui teil on dokumentaalselt tõendatud kulud, siis need. Samuti ettevõtlustulule lisatud summa, kui isik võõrandab vara, mis on eelnevalt maksustatud füüsilisest isikust ettevõtja isiklikku tarbimisse võetud varana. Siin aga toon välja valemi, kuidas leida maksustatav kasu kinnisvara müügi või siis vahetamise korral. Ehk kasu leitakse, kui müügihinnast lahutatakse soetusmaksumus ja müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Aga müügitulu ei pea alati laekuma rahas. Kasu võib tekkida ka näiteks vahetustehingu tulemusena. Ja vahetustehingu või tasaarvelduse tulemusena sellel puhul leitakse kasu, kui vahetuse teel saadud vara turuhinnast lahutatakse vahetatava vara soetusmaksumus ning vahetamisega
otseselt seotud tõendatud kulud. Räägime ka elukohast. Ehk elukoha mõiste on reguleeritud tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 14, kus muuhulgas öeldakse, et elukoht võib üheaegselt olla mitmes kohas. Seadus ei ütle, kui kaua peab eluruumi elukohana kasutama enne selle võõrandamist, et saada elukoha võõrandamisel maksuvabastus. Aga seadus paneb paika reegli, et maksuvabastust ei rakendata rohkem kui üks kord 2 aasta jooksul. Ehk siis esikohal ei ole elukoha kasutamise intensiivsus. Küll aga näeb seadus ette reegli, et elukoha võõrandamisel rakendatakse maksuvabastust, kui maksumaksja võõrandab eluruumi, mida ta kasutas kuni võõrandamiseni oma elukohana. Ja nagu just mainisin, maksuvabastust saab kasutada üks kord 2 aasta jooksul. Märgin ära ka selle, kui maksumaksja ei kasutanud kogu eluruumi oma elukohana, siis rakendub maksuvabastus vaid osaliselt ehk siis proportsionaalselt elukohana ja muul otstarbel kasutatud pindala suhtes. Näiteks kui FIE kasutas kuni kinnisasja võõrandamiseni oma 100 ruutmeetrise üldpinnaga korterist elamiseks 70% ja ettevõtluseks 30%. Ja kui korteri soetusmaksumust ja parenduskulusid ei ole ettevõtlustulust maha arvatud, siis juhul, kui korteri müügihind oli näiteks 100 000 eurot, siis sellest maksustatav osa on näiteks 30%. Pole aga harvad ka need juhud, kus mitmest korteriomandist on ehitustegevuse käigus saanud üks terviklik eluruum ja soovitakse sellist eluruumi müüa. Maksu- ja Tolliamet on teinud 2025. aastal siduva eelotsuse, mis puudutab mitmest korterist üheks eluruumiks ehitatud kortereid ja nende võõrandamisest saadud tulu maksustamist. Ja lähtume siis sellest, et elukoha võõrandamisest saadud kasu ei kuulu tulumaksuga maksustamisele juhul, kui täidetud on kõik järgmised punktid. Ehk korteriomandite juriidiline ühendamine peab olema lõpule viidud. Kinnistusraamatu kande põhjal peab olema tegemist ühe korteriomandiga. Täidetud peab olema tingimus, et maksumaksja kasutas eluruumi kuni võõrandamiseni oma elukohana ja maksumaksja kasutab eluruumile kohalduvat maksuvabastust esimest korda viimase 2 aasta jooksul. Ehk kui korteriomandeid ei ole võimalik eraldiseisvate eluruumidena kasutada, siis rakendub tulumaksuvabastus vaid ühele korteritest sellisel juhul, kui mitmest korteriomandist üheks eluruumiks ehitatud korteriomandite juriidiline ühendamine on lõpetamata ja kinnistusraamatu andmetel on tegemist 2 või enama korteriomandiga. Aga maksumaksjal on õigus otsustada, millisele korteriomandile neist maksuvabastust rakendada. Kui aga võõrandatakse eluruumi koos panipaiga ja parkimise kohaga, siis tehakse vahet, kas müük toimub eluruumiga koos ühe tehinguga või erinevate tehingutena, nii et panipaik või parkimiskoht võõrandatakse eraldiseisvalt. Ehk kui iseseisvate korteriomanditena registreeritud eluruum ning selle juurde kuulub panipaik ja parkimiskoht võõrandatakse ühe müügitehinguga, siis kohaldub kogu tehingule elukoha müügi maksuvabastus. Muidugi tuleb silmas pidada seda, et elukoha võõrandamine toimub esimest korda 2 aasta jooksul. Kui aga
panipaik või siis parkimiskoht müüakse eluruumist eraldi teise tehikuga, siis, siis ei ole võimalik rakendada eluruumi maksuvabastust. Samuti ei saa maksuvabastust ka sellisel juhul, kui panipaika näiteks kasutati ärilistel eesmärkidel, siis selle müügist saadud kasu on tulumaksuga maksustatav. Kui võõrandatakse aga korteriomandi reaalosa mõttelist osa, siis seda võib teha näiteks eesmärgiga suurendada mõne korteri reaalosa või siis luua uus korteriomand näiteks keldri või siis pööningu arvelt. Aga ütlen seda, et selline kasu on tulumaksuga maksustatav, kuna mõtteline osa maatükist, ehitise osadest või ei ole eraldiseisvalt käsitletav inimese eluruumina. Kui aga on päevakorral hooneühistu liikmelisuse ehk siis või sealhulgas garaaži võõrandamine, siis juhin tähelepanu, et ka sellest saadud kasu on alati tulumaksuga maksustatav. Samas soetamismaksumusena läheb arvesse garaažikooperatiivi liikme poolt osaluse omandamise ja garaažiboksi ehitamise eest tegelikult makstav raha. Ja maksustatav kasu leitakse siis müügihinna ja soetusmaksumuse vahena. Suvila või aiamaja võõrandamisel on aga oluline silmas pidada järgmist. Ehk võõrandamisest saadud kasu on tulumaksuvaba, kui suvila või aiamaja on olnud maksumaksja omandis üle 2 aasta ja kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit ning ehitus- või kinnistusregistri andmed näitavad, et tegemist on tõesti suvila või aiamajaga. Maamaja ei lähe arvesse. Kui suvila või aiamaja on soetatud liisingulepinguga, siis võõrandamisel arvestatakse omandisoleku aega liisinglepingu sõlmimise kuupäevast alates. Kuidas aga toimub pärandina saadud kinnisvara võõrandamisel selle maksustamine? Kõigepealt, mis on pärand? Pärimisseaduse kohaselt on pärimine isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Ja tulumaksuseadus ütleb, et pärandina saadud vara soetusmaksumus on 0 eurot, millele võib lisada üksnes siis pärija enda tehtud kulud. Need võivad olla notaritasud, hindamistasud, renoveerimiskulud. Seega pärandina saadud kinnisvara võõrandades tuleb saadud kasult maksta tulumaks, aga on ka erand, kui pärimise teel saadud kinnisvara on müüja elukoht, siis saab rakendada elukoha maksuvabastust, kui on kõik reeglid täidetud. Kingituseks saadud kinnisvara soetusmaksumus on samuti 0 eurot, millele võib lisada kingisaaja tehtud tõendatud kulud. Ka kingiks saadud kinnisvara võõrandamisel tuleb saadud kasult maksta tulumaks, välja arvatud, kui kinnisvarale kohaldub tulumaksuvabastus. Räägin ka omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisega seotud reeglitest. Ehk omandireformi käigus tagastatud maa esmakordsest võõrandamisest saadud kasu on tulumaksuvaba. Seda ka siis, kui kinnistu jagatakse mitmeks osaks ja võõrandatakse eraldi maatükkidena.
Kui omandireformi käigus tagastatud maa on saadud pärimise teel, siis võõrandamisest saadud kasu on maksuvaba, sest pärimine on seadusest tulenev õigusjärglus ning pärija müük on esmakordne tehing. Kinkimine seevastu on aga võõrandamistehing ning kingituseks saadud maa võõrandamisel maksuvabastust kasutada ei saa, sest kinge on esimene tehing ja teine tehing on müük. Annak on nõudeõigus pärijate vastu ning see tekib testamendi alusel automaatselt, kui õigusest ei loobuta ettenähtud aja jooksul. Kui annakus saaja on samaaegselt seadusjärgne pärija, kohalduvad talle annakuna saadud vara võõrandamisel maksuvabastused, mis oleksid kohaldunud ka pärijale. Ehk siis on vahe selles, kas annaku saaja on pärija või mitte. Kui on pärija, siis on maksuvaba. Kui ei ole pärija, siis on kohustus tasuda tulumaks. Kui kinnisasi on saadud maksumaksja omandisse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise teel, siis tulumaksuga ei maksustata kinnisasja võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks või siis korteriomandi või hoonestusõiguse esemeks on eluruum ja selle juurde kuuluv maa. Kui aga õigusvastaselt võõrandatud tagastatud vara on saadud pärimise teel, siis selle müügist saadud kasu on maksuvaba. Kingituseks saaduna on maksustatav tulumaksuga, kuna esimene tehing on kinge ja teine on võõrandamine. Kui annaku saaja ei ole pärija, siis on kohustus tasuda tulumaks ning kui annaku saaja on pärija, siis kohaldub pärija maksuvabastus. Jätkame ostueesõigusega erastamisel omandatud vara puudutavate reeglite tutvustamisega. Tulumaksuseaduse alusel saab maksuvabastust, kui eluruum ja selle juurde kuuluv maa on ostueesõigusega erastatud ja kinnistu suurus ei ületa 2 hektarit. Ma juhin tähelepanu sellele, et kõik 3 tingimust peavad olema täidetud, ehk siis eluruumina kasutamine, ei ole nõutud, vaid oluline on selle olemasolu. Näiteks on tegu EVPD-s soetatud korteri või majaga. Kui ostueesõigusega erastatud vara on saadud pärimise, kingi või siis annakuna, siis on kohustus tasuda tulumaks, välja arvatud, kui saab rakendada elukoha maksuvabastust. Kui on vajadus jagada abikaasade ühisvara, siis toimub see perekonnaseaduse kohaselt kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Asjaõigusseaduse kohaselt jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkulepetele ja abikaasade ühisomandis oleva vara jagamisel ei suurene inimese varaline seis ning ühe poole omandis olev vara asendub tavaliselt rahaga. Ja saadud raha ei ole kasu ning et kui tulumaksuga ning ei kuulu tulumaksuga maksustamisele, kuna abieluvara jagamisel ei ole eesmärk vara võõrandamine ja seeläbi tulu saamine, vaid et tehingu eesmärk on pigem ühisomanike omavaheliste omandisuhete muutmine või siis täpsustamine. Selgitan ka üüritulu maksustamise reegleid. Üüritulu on maksustatav tulu.
Füüsilisel isikul on kohustus deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 5.4 aasta jooksul saadud kogu üüritulu. Rõhutan seda seetõttu, et eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist arvatakse tuludeklaratsioonil automaatselt maha 20% üürimisega seotud kulude katteks, aga seetõttu tulebki deklareerida kogu üüritulu. Selguse mõttes märgin, et eluruum on elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks. Ja eluruumi üürilepinguga on tegemist siis, kui üürnik kasutab elamut või siis korterit elamiseks. Kui aga üürnik kasutab eluruumi oma majandustegevusest, näiteks seal on bürooruum või siis näiteks hoopis inimeste majutamiseks, siis ei kohaldu 20% mahaarvamine. Toon välja ka selle, mida üüritulu hulka ei loeta. Ehk üüritulu hulka ei loeta järgmisi kulusid, mis üürnik on üürilepingu alusel tasunud või üürile andjale hüvitanud. Need võivad olla näiteks üüri kõrvalkulud ehk tasud, mis on seotud üürivara kasutamisega, näiteks siis kommunaalteenused. Samuti võivad need olla hoone korrashoiu või parenduskulud või ka näiteks eluruumi hariliku kasutamisega seotud kulud. Näiteks kui üürnik hüvitab üürile andjale enda poolt tekitatud kahju. See on kiire kokkuvõte, kuidas maksustatakse kinnisvara saadud kasu. Kui teil jäi veel mõni detail arusaamatuks, siis soovitan tutvuda Maksu- ja Tolliameti kodulehel oleva käsiraamatuga, mille leiate Maksu- ja Tolliameti erakliendi sektsioonist. Tänan tähelepanu eest!